tulemast kuulama minu podcasti Elu pärast tänast 10. osa. 15. august 2024. Ja ma olin jälle teel keemiaravi osakonda. Nii nagu varem juba ütlesin, ootasin kannatlikult paar päeva, et miski minus annaks märku ja vihjaks, mis oleks õige otsus. Ühtäkki lihtsalt teadsin, et lähen uuesti keemiaravisse ja kuigi see mitte mingil moel minu plaanidega kokku ei sobinud, tundsin täiesti kindlalt, et just see oli selles hetkes õige. Väga kummaline oli minna täpselt sama plaani järgi tegema täpselt samasugust ravi nagu eelmisel korral. See, et kõik oli tuttav, ei tundunud sellises olukorras mitte sugugi hea ega õige olevat. Pigem sooviksin, et selliste teekondadega mitte keegi ei peaks kokku puutuma või veelgi vähem tegema seda mitmeid kordi uuesti ja uuesti. Hea meelega oleksin ka ise kogu selle tuleva jada vahele jätnud. Olin endiselt väga tugevasti keskendanud kogu oma mõttejõu vaid ja ainult operatsioonile ning nüüd, kui seda kohe tulemas ei olnud, pettumus oli endiselt kirjeldamatu. Rääkisin muidugi sellest oma lastega, lähedaste ja sõpradega, aga see ei toonud oodatud kergendust. Ei saa ju seletada päevad otsa ühte ja sedasama juttu. Mitte keegi ei jaksa seda lõputult kuulata. Ja teiseks ei võigi oodata, et kõrvalseisjad sinu mure enda kanda võtaksid. Mingil põhjusel oli see protsess väga pikk ja raske, enne kui sain aru, et operatsiooni tühistamine või õigemini edasilükkamine oli tegelikult sellel momendil ilmselgelt arstide poolt ainuõige otsus. Ei saagi aru, miks see minu olemist sellel hetkel kuidagi paremaks ei teinud. Ma lihtsalt tajusin ühtäkki, et nüüd oli nii ja kuna olin üle elanud pooleaastase tugevate kõrvaltoimetega esimese keemiaravi, siis otsustasin, et tulen ka sellega toime. Vahel ongi inimene tugevam, kui ta tegelikult arvab olevat. Keemiaravi osakonnas oli alati väga rahulik miljöö ja imetoredad õed, kes tekitasid esimesest hetkest peale teretulnud ja turvalise tunde. Ma vist pole sellest keemiaravi osakonnast varem pikemalt rääkinud. Suur osakond oli omakorda jagatud väikesteks sektsioonideks, kuhu mahub korraga 6–7 patsienti. Igas sellises sektsioonis on väike klaasseinaga kabinet õdedele ning sealt on pidev silmside protseduuri ossa. Igas sektsioonis oli tavaliselt kohal 2 õde või siis vähemasti minu protseduuride ajal alati nii oli. Patsientidele on väga mugavad suured toolid, mida saab puldi abil endale igatpidi sobivaks sättida. Kuna protseduur ise kestab mitmeid tunde, panin endale käeulatusse valmis telefoni, prillid, kõrvaklapid, mõnikord ka veepudeli. Kogu protseduur algas alati väikese küsitlusega, mille järel paigaldati kanüül ning seekordse ravi ajal õnneks polnud vaja käe ümber mitmeid soojakotte. Esimesena tilgutati juba tuttav Bevacizumab ning sellest mul ei olnud minu meelest ka esimesel korral mingeid kõrvaltoimeid. Bevacizumab on siis vähiravim, mis pärsib veresoonte kasvu kasvajates ning sedakaudu aitab aeglustada nende arengut. Kui aga alustati irinodekaaniga, olin natuke mures, sest teadsin, et esimene tugev kõrvalmõju tuleb või siis võib tulla
juba protseduuri ajal. Selgus, et seda ei jääda ootama, kuna see tuleb igal juhul. Nii et kõikidele sama ravimit saavatele patsientidele süstiti protseduuri ajal atropiini. Atropiini süst oli üllatavalt valus ning teisel korral sain sellest mingi imeliku reaktsiooni. Alguses tekkis kerge pearinglus, siis hakkas palav ja lõpuks selles käes, kus oli tilguti, osad veresooned muutusid lillakaks ning käsi tuimaks. Igaks juhuks muidugi ravimi manustamine katkestati ja valvearst tuli mind vaatama. Tegemist oli ilmselt mingi ravimite koostoimereaktsiooniga ja arst ütles, et lubavad mu siiski koju. Arst seletas veel mulle igaks juhuks, et kui kodus peaks ilmnema midagi kummalist või käsi peaks muutuma väga valusaks, tuleb minna EMO-sse. Õnneks midagi sellist ei juhtunud ning järgmistel kordadel ka allergilist reaktsiooni ei tekkinud. Irinodekaan on keemiaravim, mida kasutatakse peamiselt kolorektaalse vähi raviks. See toimib, takistades vähirakkude DNA paljunemist ja aeglustades nende kasvu. Irinodekaani üks kõrvaltoimetest oli ka juuste väljalangemine, millest esimese keemiaravi ajal olin säästunud, kuna siis kasutatavad ravimid juuste väljalangemist ei põhjustanud. Kuigi juuste väljalangemine oli ajutine, võis see kesta mitmeid ja mitmeid kuid, kuna keemiaravi ise kestis pikalt. Juuksed hakkasid tagasi kasvama alles mingi aeg pärast ravikuuri lõppemist. Nüüd ei olnudki teha muud, kui tuli need keemiaravikorrad ilusti ära käia ning oodata uut kompuuteruuringut. Selle järel oli võimalik saada uut infot selle kohta, mida minuga oleks võimalik edasi teha. Ja siis algas ajajärk juuksed. Tegelikkuses siit algas juba teab mitmes täiesti uus ajajärk minu elus. Kui olin sellest juuste väljalangemisest vastuvõtul nii õega kui arstiga rääkinud, otsustasin, et ei tekita kogu protsessist endale mitte mingit üleliigset stressi. Loomulikult ei ole see tore, kui tead, et mingil hetkel sul oma juukseid pole. Nägin ju muidu väliselt täiesti terve välja ja mõtlesin, kuidas kiilaspäisus teeb minust automaatselt raskelt vähihaige väljanägemisega inimese. Hiljem selgus, et mulle endale sellist tunnet ei tekkinud. Olin rääkinud paari oma tuttavaga, kes olid selle perioodi juba mitmeid kordi läbi elanud ning sain teada, et tavaliselt alles peale teist või kolmandat ravikorda hakkavad juuksed salkudena ära tulema. Siinkohal teadsin täpselt, et seda ma ei jää ootama. Arvasin millegipärast, et konkreetselt see võis olla minu jaoks raske moment. Taas kordan ennast, et siin on vaid minu ja ainult minu nägemused ja kogemused asjast ning igaüks saab teha ja toimida täpselt nii, nagu just temale sobib. Soomes on nii, et kui saad keemiaravi, mis põhjustab juuste väljalangemist, siis sa saad Paruka, Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonna ehk HUSi hüvitisega. Alguses ma arvasin, et ma ei hangigi Parukat, kuid siis otsustasin ikkagi minna neid vaatama ja proovima ja vaatamata kogu olukorra tõsisemat alatooni arvesse võttes. See oli omaette väga tore kogemus. Broneerisin endale aja Helsingi kesklinnas Kampi lähedal asuvasse Kinnunen OÜ perukipalvelusse ja minu suureks üllatuseks see oli terve tunni pikkune broneering ning sain ise valida endale ka teenindaja. Paruka hankimisest tegin enda jaoks suure ja tähtsa sündmuse. Augustis jõudsin saada 1 keemiaravi ning kuigi tundus, et juuksed püsisid veel peas kinni,
Broneerisin aja 28. augustiks, sest järgmine protseduur oli tulemas 5. septembril. Küsisin ühelt oma lähedaselt inimeselt, kas ta tahaks minuga kaasa tulla ning ta oli kohe nõus tulema ja tegema pilte, sest tahtsin selle osa oma pikast reisist ka jäädvustada. See võib tunduda teemakaugele inimesele täiesti tarbetuna, kuid mina soovisin teha pilte ja neid koos oma looga jagada. Oma lugu ma olen algusest peale jaganud just sellel eesmärgil, et äkki keegi minuga samas olukorras olev inimene saab sellest jõudu või leiab isegi mingi uue vaatenurga, millest oleks abi meelele. Haiguse füüsilisele poolele me kahjuks väga palju ise teha ei või. Kuigi sageli öeldakse, et kõik on mõtlemisest kinni. Siiski ma arvan, et ainult mõtlemine ei tee kedagi vähihaigeks ega ka vähist terveks. Võin kunagi jagada oma mõtteid ka sellel teemal, kuid nüüd siirdun tagasi oma paruka hankimise story juurde. Läksime kahekesi kokku lepitud ajaks kohale või õigemini jõudsime väga palju varem kokku lepitud aega sinna, nagu minu puhul enamasti juhtub. Kuna enne mind seal kliente ei olnud, siis teenindaja võttis mind kohe vastu. Ma polnud kunagi varem parukaid proovinud ja see oli päris huvitav kogemus. Mul olid veel omad juuksed ning ega ma seetõttu päris õiget muljet ei saanud, kuna soovisin võimalikult oma juustega ja lõikusega sarnast parukat. Seda teadsin algusest peale kindlalt ning ütlesin ka kohe, et muid stiile pole vaja proovimiseks tuua. Mulle ei sobi absoluutselt pikad juuksed ka loomulikuna ja seetõttu ma ei tahtnud ka pikkade juustega või siis minu stiilist palju erinevat parukat. Lapsena ikka oli tema isa rõõmuks pikad juuksed ning siis see oli täiesti sobiv. Teismelisena olid mingi aja poolpikad ning seejärel hakkasin kandma väikeste variatsioonidega poisipead. Poisipeale olen siiani truuks jäänud, kuna minu meelest see sobib mulle ja tunnen ennast sellega hästi. Küsisin teenindajalt, mida ta arvab mu oma juuste hetkeseisu kohta ja ta ütles, et küll juukse struktuur oli juba veidi muutunud. Tegelikult olin juba enne minekut otsustanud, et lasen asjatundjal juuksed sealsamas masinaga maha ajada. Teenindaja küsis veel, kas olen endas kindel. Ja kui sai jaatava vastuse, siis ta lihtsalt rida-realt lõikas masinaga mu juuksed kõik maha. Vaatasin kogu selle aja ennast peeglist ja mõtlesin, et mul on tõenäoliselt mingi viga peas, kui see ei tekitanud minus mitte mingeid negatiivseid tundeid. Ma lihtsalt vaatasin. Olin rahul, et sellise otsuse tegin ning konstanteerisin fakti, et nüüd oli niimoodi vähemalt pool aastat. Ka juuste tagasikasvamisest mul ju tegelikult polnud mingit kogemust ja teadsin, et seda saan nüüd nagunii natuke aega oodata. Monteerisin kogu protsessist video, kuhu lisasin endast pildi oma juustega, ilma juusteta, parukaga. Ma ei tea, võib-olla see oli minu väljund nende asjade käsitlemiseks. Koduteele läksingi uue parukaga, sest tahtsin proovida, kuidas see soojas suvepäevas peas tundus. Muidugi oli natuke harjumatu, kuid pidin tõdema, et parukas tundus peas üllatavalt mugav. Ilmselt täiesti tavaline mure alguses oli ka see, kas parukas on ikka otse peas. Teenindaja õpetas ka, kuidas parukat õigesti pähe panna ja kuidas seda õigesse kohta sättida, et ei tekiks sellist nii-öelda karvamütsi efekti. Kuigi minu parukas oli tehiskiust, nägi see väga loomulik välja ja sellele olen hiljem saanud kinnituse ka 2 juuksurilt. Inimene harjub kõigega.
Arukast tuli sellises situatsioonis lahutamatu osa ja aksessuaar ning selle kasutamine muutus igapäevaselt kergeks. Keemiaravi oli alanud tempokalt otsast peale. Tuli meelde vana laul. Jälle algab kõik, algab uuesti. Selle võrra oli nüüd parem, et ravimitel ei olnud vähemasti neuropaatilisi kõrvaltoimeid. See veel olekski puudunud, sest eelmisest korrast olin juba saanud püsivad neuropaatilised häired. Nende häiretega olin siiski õppinud väga hästi toime tulema ning väliselt ju midagi näha polnud. Ise teadsin ja tundsin, kuid ma ei saa öelda, et see oleks kokkuvõttes väga palju mind seganud. Minu meelest sellistes asjades väga palju ongi suhtumise küsimus. Hommikuti ei püsinud asjad käes, eriti ettevaatlik pidin olema kuuma kohvitassiga, jalad olid tuimad, nööpide kinnipanek oli terve ettevõtmine. Õnneks mul ei olnud mitte mingeid valusid, nii et tegelikult oleks rumalus selliste pisiasjade pärast hädaldada. Peale 3. keemiaravi tehti alati iga kord uus kompuuteruuring ja selle järgi oli näha, kas ja kuidas ravi mõjus või kas oleks olnud vaja midagi muuta. Minu õnneks operatsiooniplaanist ei oldud ilmselgelt lõplikult loobutud ning oktoobrist saigi ühtäkki väga kiire ja tiheda programmiga kuu. Lisaks keemiaravidele jõudsin siis käia kompuuteruuringus, magnetuuringus, ultrahelis ja minu suureks rõõmuks onkoloog saatis nende tulemuste põhjal saatekirja uuesti maksakirurgiasse hinnangu ja võimalike lahenduste saamiseks. Ultraheliarst andis juba protseduuri ajal lootust, et metastaasid maksast peaks saama termoablatsiooni ehk siis mingi kuuma protseduuri abil hävitada. Ainuke probleem oli selles, et need metastaasid asusid väga peidetud kohtades ja tulid esile vaid väga sügaval sissehingamisel. Seetõttu oli selge, et termoablatsioon tehakse ikkagi avatud lõikuses. Lõplik sõna jäi siin muidugi kirurgidele, sest alati enne operatsiooni selle planeerimisjärgus tuli kokku arstide ja spetsialistide konsiilium, kes siis minu jaoks parima võimaliku lahenduse leidsid ja lõpliku otsuse tegid. Minu suureks rõõmuks saadeti mulle vastuvõtuaeg ning läksin jälle päevakirurgia osakonda maksakirurgi vastuvõtule. Tegelikult mulle meeldis see päevakirurgia osakond, kui nii võib öelda. Võtsin endale juua ja istusin suurde mugavasse tugitooli ootama. Seal oli paar inimest veel peale minu ning seekordne vastuvõtuaeg oli omamoodi naljakas. See oli antud mingi paaritunnise ajavahemikuna, mille jooksul siis arst mind vastu võttis. Tegelikult see oli täiesti arusaadav asjade käik, sest kirurg tuli ju kõrval asuvast osakonnast ning osakonnas ega opisaalis ei tea kunagi ajakava minuti täpsusega. Sain natuke aega oodata, aga kuna ma olin selleks hetkeks olnud nii palju erinevatel protseduuridel ning vastuvõttudel, siis see tundus kuidagi väga loogiline asjade käik olevat. Hetk hiljem kuulsin oma nime ning marssisin koos arstiga kabinetti. Esimesest sekundist tekkis tohutu usaldus kirurgi vastu ning oleksin sealt kas või otse opisaali jalutanud, kui see oleks võimalik olnud. Arst seletas ilusti kõik, mis järgmise operatsiooni ajal toimub. Minu mureliku küsimuse peale käimasolevast keemiaravist rahustas ta mind kinnitades, et bevacizumaabi ravim, mille manustamises peab olema 6-nädalane paus enne lõikust, oli juba nagunii igaks juhuks pausile pandud ning teised ravimid ei kujutanud endast mingit takistust. Ütlesin veel, et hea, kui protseduur tehakse avatud lõikuses, kuna siis ma vähemasti magan. Selle peale arst muigas ja ütles, et
termoablatsioon tehakse alati narkoosis. Nojah, kui nüüd loogiliselt mõelda, keegi ei hakka ju su siseorganeid kuumutama sinu ärkveloleku ajal. Olin kõigest kuuldust nii rõõmus, et tekkis natuke hirm, kas ma olen ikka normaalne, sest tegelikkuses olin ju minemas järgmisele operatsioonile ja mu palju kogenud Maks pidi ka selle operatsiooniga toime tulema. No igal juhul rõõm oli see tunne, mida tundsin. Kirurgi vastuvõtult koju kõndides helises taskus telefon. Varem ma tavaliselt ei vastanud tundmatutele või salastatud numbritele, kuid viimase aasta jooksul võtsin vastu kõik sellised kõned, sest nii helistavad lisaks kõikvõimalikele tüütustele ka arstid ja õed. Helistati samast päevakirurgia osakonnast, kus kohast ma just tulin. Mulle pakuti ootamatult vabanenud aega operatsiooniks juba nädala pärast, ehk siis 19. novembriks. Minult muidugi küsiti, kas see sobis. Ja ma mõtlesin sellel hetkel sekundi jooksul, et kas tõesti keegi vastaks sellele eitavalt. Muidugi sobis. Ja kogu asjaajamine sai mind nii rõõmsaks, et ma ei jõudnud ära oodata, millal saan häid uudiseid oma lähedastega jagada. Nädal oli siis veel oodata ja hakkasin sõna otseses mõttes päevi lugema ja oleksin soovinud, et see nädal oleks veelgi kiiremini läinud. 3. operatsioonipäeva hommik oli käes. Seekordne ootamise aeg oli vist üks pikematest nädalatest minu elus. Ilmselgelt oli siin oma osa ka selles, et ühe korra oli operatsioon tühistatud ning nüüd tekkis tunne, et ometi kord pääsen sinna. Seda kannatamatut ootamist võiks võrrelda puhkusereisi alguse ootamisega ja kuigi tegemist on täiesti erinevate asjadega, mul lihtsalt ei tulnud hetkel midagi paremat võrdluseks pähe. Ka sellel korral mul polnud vaja minna haiglasse päev enne, vaid pidin hommikul 7:30 operatsiooniosakonna vastuvõtus kohal olema ja minule omaselt olin seal vist vähemalt tund aega varem. Seekord oligi terve ooteruum inimesi täis. Oli eakamaid ja nooremaid. 2 inimesel olid kaasas küünarkargud, mis olid nagu näha juba enne operatsiooni valmis hangitud. Ühel patsiendil, kes oli juba koha peale tulnud, oli põlveoperatsioon mingil põhjusel viimasel hetkel tühistatud. Ajaviiteks jälgisin, kuidas õed järjest patsiente käisid kutsumas ning pikkamööda ooteruum tühjenes. Huvitav oli jälgida, kuidas inimesed läksid kabinettidesse täiesti tavaliste inimestena ning väljusid mõne aja pärast patsientidena. Olin seekord viimane, keda kutsuma tuldi. Tegelikult sellel polnud minu jaoks mingit tähtsust, sest mul polnud kuhugi kiiret. Ajakava oli kellegi teise poolt paika pandud ja mina lihtsalt ootasin oma järjekorda. Siiamaani mind ajab naerma üks lause, mida alles hiljem oma haigusloost lugesin. Kui õde mind endaga kaasa kutsus, siis esimese asjana tehti alati anamnees ja täideti vajalikud paberid. Minu haiguslukku on jäädvustatud paljudele muudele olulistele märkmetele lisaks lause, et patsient peab ennast ise täiesti terveks inimeseks. Kogu vähidiagnoosi ajalugu ja lühikese aja jooksul tehtud operatsioone ning keemiaravisid arvesse võttes võib see tunduda natukene kummaline. Kuid ma ei saa midagi teha, et endiselt nii arvan ja tunnen. Tegemist ei ole mingil juhul mingisuguse eitamise faasiga. Ma lihtsalt arvangi enda kohta nii. Olen täiesti teadlik, et põen levinud vähki, kuid see ei ole saanud minu elu üle mingit haaret. Kui paberid olid täidetud, jäin hetkeks ootama. Järgmiseks toodi mulle juba teab mitmes kord haiglariided
ja avastasin, et minu riiete suurus oli ühe värvi ehk siis suuruse võrra väiksem kui eelmine kord. Mingit meeletut kaalulangust mul küll ei olnud seoses diagnoosiga kordagi olnud. Olin lihtsalt käinud nii mitmel sooleuuringul, sooleoperatsioonil, kasutanud mitmeid ja mitmeid kordi preparaati, ilmselt peale lõikusi ka söönud natuke vähem ning sellest oli tingitud ka mingisugune kaalukaotus. Nagu alati andsin ära kõik oma isiklikud asjad, sest need viidi juba osakonda valmis mind ootama. Kuna teadsin eelmisest korrast, et nende tagasisaamine võib sõltuvalt olukorrast natuke aega võtta, olin juba varem ka perele ning kõikidele tuttavatele teada andnud, et olen nüüd natuke aega kadunud ja kättesaamatu ja annan ise märku kohe, kui olen siin maailmas tagasi. Peale riiete vahetamist juhatati mind teise ehk siis juba opieelsete patsientide ooteruumi. Istusin rahulikult, vaatasin televiisorit ja teisi ootajaid. Õde käis ootavatelt patsientidelt küsimas, kas keegi soovib tekki. Siis nägin juba tuttavat arsti, kes oli mulle ka eelmise maksalõikuse teinud. Arst kutsus mind endaga kaasa tühja vastuvõturuumi. Nii oli olnud ka enne eelmisi lõikusi, et opereeriv kirurg oli tulnud enne opisaali siirdumist minuga kohtuma. Rääkisime natuke aega ja arst seletas veel korra, mida nad plaanivad minuga teha. Ning mõne minuti pärast tuligi õde ja viis mind opisaali. Siin ma nüüd taas olin. Minu puhul, nagu näha, pidas täpselt paika ütlus, et ei ole kahte ilma kolmandata, sest seda korda astusin ma opisaali kolmandat korda. Olin seda hetke tegelikult nii meeletult oodanud, et see tundus juba mulle endale mingi suure võiduna, kuigi ma ise selleks väga palju teinud ei olnud. Muidugi kõik see, mis konkreetselt minust olenes ja oli seotud minu ravi puudutavatest juhistest kinnipidamisega, selle osa ma olin väga täpselt täitnud. Arstide otsustes ja ajakavades ma siiski palju kaasa rääkida ei saanud. Igal juhul olin ma nüüd siin ja see oli kõige tähtsam. Kõik muu sai nüüd oodata. Istusin taas opilaual ja mitu õde ning anestesioloog asusid minuga toimetama. Nagu ikka vastasin veel paarile küsimusele ja pidin ka seekord oma sõnadega kirjeldama, millise protseduuriga minu arusaamise kohaselt on tegemist. See on olnud alati minu jaoks kogu ettevalmistuse juures naljakaim osa, kui tähtsalt seletan asjadest nii, nagu mina olen aru saanud. Personal oli nagu alati väga sõbralik. Eranditult iga kord on mind võlunud see rahulikkus ja rahu, mis kogu ettevalmistuse juurde kuulus. Patsient on muidugi kogu aeg keskpunktis, kuid tõeliselt huvitav oli jälgida, kuidas igaüks sellest tiimist teadis täpselt, mida ja millal tegi ning kõikide tegevus moodustas ühtse terviku. Anestesioloog ütles, et paigaldab mulle alustuseks ühe kanüüli ja kuigi neid kanüüle tuleb mulle veel paar tükki lisaks, siis need pannakse alles seejärel, kui mina juba magan. Ikka sellepärast, et ärkvel olevat patsienti mitte tarbetult palju nõeltega torkida. Selgus ka see, et seekord mulle epiduraali ei panda, vaid operatsiooni järel asendati haavakateeter, mille kaudu infusioonipumbaga doseeriti sobiv annus valuvaigistit regulaarselt otse haava piirkonda. Lebasin opilaual eelsoojendatud teki all ja mõtlesin, et kuidas oli võimalik nii rahulikult teha ka sellised ettevalmistused, nagu patsiendi stabiliseerimine opilauale. Hetke pärast anestesioloog ütles jälle, et nüüd tuleb esimene narkoosiravim ning see tundub kergelt peas. Mäletan, kui ütlesin samamoodi nagu eelmisel korral, et tundub ja päris palju ning siit mälupilt katkes. Tänan, et kuulasid.
kuulasid ja tere tulemast kuulama järgmist osa.